Идем, я покажу. Сейчас эти. Я сказала все. See on meie pere havaplats, põhimõtteliselt kõik minu perekond. Isa Peet Lokk siin, ema Liidia Lokk, tänan, tal on sünnipäev. Vanaema Leida Therese Lokk, siis minu vanaisa, vanaema, isa vend. Kokku siin on 7 inimest ja lisaks ma paigaldasin ka kevadel lisatahvlit, et minu vana ema, vana isa, nad jäid Kalamaja kalmistul seal, et seal pole võimalust tahvli paigaldada viimselt. Selge, likvideeriti seda kalmistu 50-ndatel, kui ma eksin. Ja selline lugu, kõik oleme siin ühes kohas. Täna 15. septembril ja teine aasta juba kahjuks ilma emata tähistame seda päev. Täna on sünnipäev. Oleks ta elanud, siis ta oleks saanud täna 74 aastaseks. Tulimegi kõik perega koristama. Me tavaliselt käimegi, et sünnipäev, surmapäev või siis kiriku mingi päev, hingede päeval. Aga siin on ka minu koht. Varem meil oli ikkagi võimalus naisega käia siin jõusaalis politseijaoskonnas, aitäh sõbradele. Aga ikkagi seal sama probleem on meeste ja naiste rahvast. Riietusruum on eraldi. Et siin kodus natuke võimalus on, aga ikkagi selleks on vaja ruumi eraldi tuba. Tõesti, et 2-3 trenažoori, et rahulikult kas või natuke kord päevas tegema seda asja. Kodus saab ju gümnastikat ikkagi tegema, et kui naine aitab kõht treenida, selg, kätt ei ole. Mis teha? Jah, Ягель, pane, покажи, потом попробуем снять. Так. Вот это вот. Да, это сюда открывается. Ее можно... Это не кисть там, да? Это сейчас... Это не кисть, это вот это... Ja sellega, nende karanteenidega saab juba hoida raskusi. Aga viga on selles silikoonis. Siin kõik. Nii надо gantельku. No selge, et seda saab sinna külge panna. Aga siin kõik hakkab 5 minutiga juba nii väsima. Ja sellised valud algavad, et lihtsalt see on enam-vähem siis, kui inimene on värskele traumeeritud, et ta ei ole nii kõik nii kondid, lülisid ja nii, kõik need asjad nii kõhenud. Aga mõte oli hea. Jah.
iseseisvalt muidugi ma ei saa käia ujulas ja probleem on tihti sellest, et ma ise riietuma ei saa. Aga meeste ja naiste riietusruumid on eraldi. Kas või siis palgata meeste rahvast, mis ei ole eriti mugav. Nii. Aga õnneks jah, siin Astangu tänaval meil mõned aastad tagasi leiti võimalus käia siis, kui meeste või naiste pool, no ühesõnaga ujul on vaba. Ja siis me perega saame või naisega või kuidas siin oli muidugi aasta vaheaeg, kuna poeg oli pisikene, lastehoidjad teenused me ei ole kasutanud. Nüüd ta muidugi ise käib ja vanem tütar saab teda tema kõrval olla. Ja naine uuesti saab mind aidata siin ujulas käia. No tänu nendele inimestele, kes siin töötab Astangu tänaval. Aga muidu Tallinnas päris raske leida seda kohta, et kas või lihtsalt ujumas trennis käia ja